saab puhas väike inimene. Kas advokaat, kes kurjust kaitstes süütud inimesi vangitorni topib, kuid see eest rahas supleb. Käed, sinu jalad, minu jõud, nõtkus, romantika, tormakus, enam pole sulle miski keelatud. Nood istusid Orlandole sülle, lõid talle käed ümber kaela ja aimates, et tema sellisteks puhkudeks ülvisatud koredast kangast türk varjab midagi ebatavalist, olid niisama innukad tõe tuumani jõudma kui Orlando isegi. Went to a party, I danced all night. I drank 16 beers and started up a fight. But no one cared, he rode on the bike. I rode down the stairs to drunk the park. You drunk to fuck, you drunk to fuck, you drunk, you fuck, you drunk, you drunk, you drunk, you fuck. But in the room, wish you were dead. You blow like a bed in the razor hand. Too drunk to fuck, too drunk to fuck, too drunk to fuck, too drunk, too drunk, too drunk to fuck. Häälega täis õudu ja ärevust, kesköötunni esimese paugu. Veel 4 korda lõi see halastamatult. 12. löögi kõlades teadis Orlando, et on hukule määratud. Kui aga pidu oli haripunktis ja külalised lusti pidasid, sulgus ta tavaliselt üksi oma tuppa, võttis vana klade, millel oli ümara koolilapse käekirjaga kirjutatud silt Tamm, poeem. Ja sel ajal, kui trompetid hüüavad, tõde, 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 jääd meil vaid tunnistada. Orlandost on saanud naine. Jumal! Olevat loonud naise mehe küljelust. Milline totrus. Igatahes, kui see nii oligi, siis ei olnud ta seejuures adekvaatne. Minu esimesed mälestused poistest ehk tulevastest meestest pärinevad kaugest lapsepõlvest. Tihti kuulsin ema hurjutamas. Tüdrukud ei käitu sedasi või tüdrukud ei räägi nõnda või et ma olen nagu poiss. Aga milline ma siis olema peaksin? See on traditsiooniline perekond. Ema, isa ja 2 last. See on meie riigis heaks kiidetud ja me oleme sellega harjunud. Kuid mis see on? Ja kes need veel on? Viljatud, egoistid, kas te ei mõtle Eesti rahva püsimajäämise peale?